Ilmselt on enamik inimesi ujuma minnes sattunud jalgupidi pehmesse kohevasse mudapilve. Võib-olla isegi nina kirtsutanud ja mõtelnud, milleks meile muda. Kui ujumisnaudingut võib põhjasõljuv mudapilv tõepoolest häirida, ei maksa järelduse tegemisel olla ennatlik. Mudal on mitmeid kasulikke funktsioone nii looduse kui ka inimese jaoks. Siit Haapsalu tagalahest võetakse ravimuda, mille uuringud ja kasutamine on Haapsalus kestnud juba pea 200 aastat. Kuid see ei ole muda ainukene kasulik omadus. Muda tuleb appi ka minevikusündmuste uurimisel. Näiteks järvesetted on kui looduslik arhiiv, kuhu on talletunud informatsioon järves endas, selle vahetusümbruses ega kaugemal toimunud sündmustest. Eesti järvesetted võimaldavad minevikusündmuseid taastada kuni 10 000 aasta taguses ajas. Mõningad maailma suuremad ja sügavamad järved lubavad aga minna 10 miljonite aastate tagusesse aega. Läbi aastatuhandete on veekogude põhjamudesse seotud arvestatav kogus süsinikku. Globaalsest süsinikuringest on tegu olulise osaga, kuhu ka inimene on CO2 näol andnud enda panuse. Seda viimast peetakse üheks kliimamuutuste põhjustajaks. Seega järgmine kord ujuma minnes ja varraste veel sooja muda tundes, mõelge korraks, et tegelikult on see üks päris tore ja kasulik kraam.